Tere! Nii, oleme Kaolaki rannas nüüd. Viimane õhtu enne äraminekut. Tulime kuskilt sealt, et siis meie hotell ise asub seal. Praegu tulime jalutama. Siin ees kohe on mingi tuletorn meie hotelli ees. Mingi suuremaga sorti kivi peal. Kui täiesti mõõn on, siis sinna saab peaaegu kuiva jalaga peale. Praegu ei saa hetkel, aga seal vesi on suht soe. Kelli korrab kive. On mingid karbid. Ja karpe. Muidu inimesi ujumas ikka käib päeval. Muidu kui tõusu ja mõõna vahe on hästi kõva. Üle meetri kindlasti. Et meil on seal üks kivimüür on täpselt ees. Ja kui on tõus, siis seal lööb nende kivimüüri vett ülesse. Ja kui on mõõn, siis on nagu mingi... praegu on nagu pool mõõna, et ei ole täitsa mõõn. Et kui täitsa mõõn oli, siis umbes seal, kus need lained on praegu, siis seal oli see vee ülemine ots. Et põhimõtteliselt, kui seal kivimüüri ääres oled, siis sa võisid ikka märjaks saada, kui sul nagu peale lõi. Hoiatused sildid on ka väljas, et olge ettevaatlikud, et siin on meduuse. Ma käisin meres, ma ei tea, ühtegi meduuse ei näinud. Järelikult ei ole. Järelikult ei ole, täpselt. Siin on mingid naaberhotellid. Seal. Selline halli silmaga. Meie hotell hakkab sealt, kus see on täiesti kaugelt. Siit ei ole hästi näha, aga seal, kus on punased katused on täpselt eest sealt. Vahe, kui tõus on, siis lained löövad sinna ülesse. Ja kui mõõn on, siis lained on veel madalamal kui praegu. Mõtle, kui suur see on, ma ei tea, tundub küll ikka üle meetri. Nii suur. Vähemalt nii suur. Ja siis nüüd me oleme selle müüri juures, mida ma mainisin. Et põhimõtteliselt, kui tõus on, siis mööda seda müüri äärt lööb laine nagu kogu aeg ülesse. Hetkel on nagu näha, et on natuke eemal ja päris läheb veel kaugemale. Hotellis sellised monitorid, põhimõtteliselt suured sisalikud. Nagu näha, siis ta on praktiliselt meetri pikkune. Need on siin vähemalt 3 tükki. Minu arust üks on nagu kõige suurem, see on nagu keskmine, see on nagu väiksem. Siin hotellis on selliseid tiikisid ja seal pool on üks jõgi. Nii et nad ujuvad vahepeal seal jõe sees ringi ja käivad ringi. Ja tundub, et nad elavad siin päris turvaliselt. Nad ei karda ka inimesi üldse. Ühe korra Kerli nägi neid seal asjade sees selle seal ma näitan pilti ka. Seal taga selle ujumiskoha juures. Nad ainult aeglased käivad ja päris Komodo draakonid ei ole, et võiks nagu 2 korda suuremad olla. Ta ei saa 2 korda suurem, sest tal juba praegu kõht käib vastu maad suht. Ja siis tal oleks suuremad jalad lihtsalt. Koeral näiteks ei käi kõht vastu maad ja lehmal ka. Seda väga sülle ei tahaks võtta. Nüüd päris gripi olla. Jah, nad käivad siin basseinide ja erinevate veekogude vahet.